Täna oleme kaamera ette saanud korvpalliklubi Pärnu ühe noormängija esindusmeeskonnast Robert Valge, tere! Tere! 97. aasta poiss ja oled juba pikalt koondises olnud, kui nii võib öelda, ning esimest aastat esindusmeeskonnas. Räägi mulle üldse, kui me nüüd algusest vaatame, siis kui noorelt sa alustasid korvpalliga? Teises klassis. Me teame, et sa käisid nii jalka kui kossu trennis, et miks sa siis korvpalli kasuks otsustasid? No ikka põnevam ala, rohkem olukord ja minu arust põnevam ja parem. Tuli parem välja võib-olla ka. Kaua sa jalkatrennis käisid? Ma ei tea, mingi 7 aastat äkki. Sul on noorem vend, kas ta tegeleb ka korvpalliga? Tegeleb korvpalliga. Kui palju sa oma isast oled eeskuju võtnud? Eks ma ikka püüan jäljendada, jah, et eks ta eeskuju on mulle. Sa oled suhteliselt noor ja sa jagad oma aega nüüd kooli vahel ja trenni vahel, et tegelikult sa elad ju Tallinnas, et kui raske see sulle on? No ma alguses mõtlesin, et mul on tegelikult palju raskemaks läheb, et ei ole üldse aega koolis käia ja tegelikult saab päris normaalselt hakkama, et ei ole hullu midagi, et normaalne kõik, ei ole nii raske. Et pole palju inimesi tegelikult nii noore seas, eriti Eestis, kes pühendavad ennast korvpallile ja saavad nii-öelda gümnaasiumis, sa oled 11. klassiseks, et saavad kaugõppega hakkama, et õpperaskusi ei ole siiamaani? Hetkel ei ole, jah. Tubli poiss. Nii, räägime nüüd edasi natuke su koondisest, et sa oled alustanud Eesti koondises U14 oli sul Erkmaga? Ei, Raiduga, Rait Keviniga? Minu arust. Ja kui sa vaatad sellele ajale tagasi nüüd oma esimese koondise aastaid, et su õlul oli tegelikult suur koorem pea 40 minutit juba mängus meeskonna resultatiivsem, et kuidas sa seda kommenteerid, kui raske sul oli? U16 oli mul jah päris suur koormus, U14 ei olnud, aga U16 oli. No ma lihtsalt proovisin parimat anda, et Erkma usaldas mind päris palju ja eks ma sellest ajast proovisin siis maksimumi võtta. Muud. Eelolev suvi toob samuti palju treeninguid, mis eesmärgid sul suveks on? No eks ikka paremaks saada, aga muidu koondisega võiks nagu mõne kõrgema kohaga lõpuks saavutada. Et oleme sinna taha otsa jäänud kogu aeg, et võiks nüüd mõne kõrgema koha nüüd tulla siis lõpuks. Vaatame nüüd hetkel käesolevat hooaega, et sinu keskmised mänguminutid on juba 15 minutit ja pealegi nüüd viimastes mängudes eriti, et kuidas sa oled sisse sulandunud nii-öelda siia vanasse kaadrisse nii-öelda? No, tuleb välja, et normaalselt on sisse sulandunud, et tiimi see nagu kliima on väga sõbralik ja treener usaldab palju mängu ja kõik on väga hästi nagu praegu. Kui me enne puudutasime su kooliteemat, siis kas sa oled ka kooli pärast trennidest puudunud? Kuidas Heiko Rannula on sind ära lasnud? Ei, ikka lubab ära, kui ma ütlen, et ma nüüd nagu see hommik lähen kooli ja siis tulen see õhtu, siis ta ütleb, et okei, et ta ei ole selle vastu, et kooli siis nüüd ei lähe kooli. Kuidas sa üleüldse kommenteerid Pärnu treeningtingimusi? Treeningtingimused väga hea. Midagi väga hea on treeningtingimused ja trennid on väga head trennid, rasked ikka nagu olema peab hästi aga. Kuidas sa üleüldse, sul on nüüd esimene aasta nii-öelda Pärnus elukohana, et oled sa majutusega rahul, kuidas on söömisega, niimoodi, kui me natuke piilume sinu igapäevaellu? Majutus seal hotelli sööbin, et see on täiesti normaalne, et ega ma midagi rohkemat nagu mis ma ikka seal paar ööd ööbin, siis lähen talle koju ööbima, et väga korralik ja söök, võib-olla on see, et nüüd nagu aasta läbi see samas kohas kogu aeg sööd, et võib-olla natukene hakkab korduma asjad, aga söögiga on muidu rahul nagu, et kurta nagu ei ole midagi väga hullu. Tulles tagasi siis hetkel käesoleva hooaja juurde, siis mis eesmärgid sul play-offideks on? Mis liigas või? No eks ikka proovime 3. tulla, võidelda selle nimel, et 3. jõuda. Sa oled ka U18 ja U19 meeskonnas Pärnu ees, on mul õigus? Õigus. Ja seal samamoodi ju üritate kulda võtta, et kui sa nüüd tagasi vaatad tervele hooajale, siis kui tihe see graafik nii-öelda olnud on, nädalas on ju päris mitu mängu? No ikka vahepeal läks ikka väga jubedaks, et nii palju mängu oli korraga ja
no seetõttu said mõned noortemängud jäid vahele ka, et lihtsalt puhkamisaega ei oleks muidu üldse olnud, et väga tihe oli graafik, jah. Ja eesmärgid on võtta mõlemas vanuseklassis? Mingid muud eesmärgid küll ei saa panna. Väga hea, kas sa oled ka järgmise hooaja peale mõelnud, ma mõtlen just nüüd meistriliiga raames? Ei ole väga mõelnud järgmise hooaja peale. Noorteklassis sa mängid viimast hooaega. Mis on sinu edukaim mälestus olnud üleüldse noorteklassis? No, edukaim mälestus... No ilmselt ikka need kullad, mis ma võtnud olen. Nii karikas kui siis meistrivõistlustel, et eelmine aasta 2 kulda, 90 IT-ga siis Pärnu eest ja siis ja tulime ka Audentes, tulin korra miniklassis meistriks. Väga hea, palju õnne. Kas sul on mõni hobi veel peale korvpalli? Ei ole aega hobideks rohkem eriti. Aga oled sa kursis teiste spordialadega näiteks, et kui palju sa spordiuudiseid õhtuti vaatad? No loomulikult. No okei, nagu rohkem ikka jalkaga vaata, sest ise tegelesin, et huvitab palju rohkem kui ma ei tea, näiteks mingi golf või midagi. Et jalka ja korvpalliga ikka nagu kogu aeg nagu on kursis. Kes on sinu suurimad eeskujud? Suurimad eeskujud korvpallis? Mida ei olegi niimoodi mõelnud. Mõni säravam mängija NBA-s või Euroliigas? Eestis on meeldib Siim Sandervene. Ja no muidugi Kangur ja aga ma ei tea, ei ole mõelnud eriti sellise asja peale. Üritad sa jõuda Euroliigasse? Loomulikult üritan. Okei, siinkohal ongi positiivsete nootidega lõpetada. Robert, ma soovin sulle palju edu ja kui sa Euroliigas oled, siis külasta ikka korvpalliklubi Pärnut ka, eks? Loomulikult. Aitäh sulle! Aitäh! Treener Heiko Rannula, oled treeninud Robertit nüüd terve aasta esindusmeeskonnast, tead ka teda varasemast ajast. Millise mängiga tegu on? Nii. Robert on väga hea hooaja teinud, arenenud päris kõvasti ja ma ütleks, et ma olen väga päris rahul. Tal hakkavad asjad hästi külge, ta on lahtise peaga ja ma arvan, et play-offides on tast veel kõvasti kasu. Kui palju oled sa lubanud nii-öelda tema kooli pärast teda trennidest ära? No ausalt öeldes ta on nii hästi oma asjadega hakkama saanud, et see ei ole üldse probleem olnudki ja kuna sellised taktikalised asjad jäävad talle hästi meelde, siis ma ei näe siin üldse probleemi. Kui kõrget lendu sa talle ennustad? Noh, ei taha ära sõnada, aga ma arvan, et kõik võimalused on olemas, eks on temas endas ja võib-olla on õnne ka natuke vaja, aga ma arvan, et Eesti mõistes võib tast kindlasti väga hea mängumees tulla. Aitäh, treener Heiko Rannula!